Tere, minu nimi on Jaanis. 2022 aasta suvel otsustasin teha kajakitripi. Ma ei ole rikas mees ja teostan enda jaoks lihtsad imed nii, kuidas suudan. Ma ei ole professionaal ega tea, kas teen asju õieti, kuid siiski lükkan ennast avastama uusi ja põnevaid kohti. Tuleb välja, et selleks ei pea üldse kaugele minema. Filmi varustuseks oli mul iPhone 12 Pro Max, 10-eurone eBayst tellitud Hiina seikluskaamera ja prügikastist leitud esimese seeria GoPro. Ühinege minuga, avastades võrratuid Põhja-Eesti saari, retkel, mis paneb mind proovile nii moraalselt kui ka füüsiliselt. Nii, me oleme Rohusi saarel. Jesus Christ. Siin on mu kajak. Kusjuures see ei olnud nii hull, kui isegi ma arvasin. Sest et ma kõigepealt läksingi Kaberneeme. Ma tulin Rammult, läksin Kaberneeme poolsaarele sinna. Ja seal ma vaatasin, et tegelikult tuul nihkus. Mida ma hakkasin tegema? Ma lõpetasin tuule ja lainetega võitlemise, vaid hakkasin hoopis kaasa tantsima. Ma ei tea, kas teised kajakkerid või kuidas seda nimetatakse, et kas nemad nagu tunnevad sama või kas nad nagu mõistavad, mida ma mõtlen, kui ma ütlen, et nagu lainetega koos tantsida. Selle asemel, et nende vastu nagu võidelda. Aga saar on väike, ma väga pikalt siin tegelikult ei peatu. Ma isegi ei vahetanud jalanusid ära, lähen kroksides. Teen ringikese peale ja siis loodetavasti varsti olen juba Pedassaarel. Seal siis lööme ka laagripüsti. Panin siin Rohusi saare peal sukse huvitava asja tähele võrreldes Prangliga ja Rammuga ja sellistega.
et mitte ühtegi sääske ei ole. Samas nagu pilliroog, võsa, kõik sellised asjad nagu, tegelikult on justkui samad. Aga ei ole. No vähemalt hetkel ei ole. Ja mulle see väga meeldib tegelikult. No kurat, miks sa siis nüüd välja lükkasid, salvestamise? Töötad või ei tööta? Metsas just vahetasime mälukaardi ära. No, laseme seal filmida mingi 2 minutikest. Järsku tõusis väga-väga juhker tuul. Ja ma olen täiesti läbimärg, vihm hakkas sadama. Praegu ma peidan ennast siin metsast puu taga. Õnneks ma mingi täikest kuulnud ei ole, et peaks nagu seda kartma. Tegelikult mul ei ole nagu väga palju jäänud. Ma circa tunni 2 peaksin ilusti jõudma ka Pedassaarele. Aga saate ise aru, et täiesti läbimärjana jõhkra tuulega ja niimoodi sõuda on eriti lõbus. Ja suvase vihmu tegelikult. Ennem kurat ütlesin, et sääski pole üldse, mõni üksik on. Tõenäoliselt need vihma pärast ei olnudki. No kurat, see nagu filmid küll. Lasen sul veel 1 minutit ja filmida. Mis ma sulle veel räägin? Teile. Muidu Rohusi saar on täitsa nunnu. Siin on isegi väikene metsakene olemas. Et muidu täitsa nunnu saar. Täitsa armas. Ainult, et ta on erasaar mingil põhjusel. Täiesti huvitav, et kes see nagu miljonär on, kes selle ostis ja kes tal lasi selle osta. Et see on alati see kõige huvitavam, jah? Kes laseb neid selliseid looduslikke asju nagu erastada ja endale nagu justkui saada. Tead, aga tegelikult 2 minutit on ilusti täis filmitud. Vihm on vist natukene maha vaibunud ja tuul. Paneme edasi. Järgelt külm on küll. Juhtun ka tüsi. Praegu käis just läbi korralik vihm. Ma olen ise läbimärg. Kõik on läbimärg. Ja kõige vastikum on pärast kogu seda märga vastikut varustust selga panna. Ma ei tea, kuidas ma õhtul magada saan, sest mõlemad magamiskotid on täiesti läbi märjad. Sest kui me liikusime siia, siis minu väga veekindlad vaheseinad ei ole üldse veekindlad. Kui vastik. See on see kõige vastikum. Mis üldse võib olla? Inimesed sipelgad ka veel. Kõik on niiske, kõik on külm, liivane. Aga see kõik võib elu kadestada. Seepärast ei saa seda. See Seasaare trip oli palju nagu põnevam selles suhtes, et seal oli kõrbekuumus. Aga igatahes asjad on kõik koos. Kajak on läbi märg, mina olen läbi märg, külm on. Tõenäoliselt on hästi tuuline kohe, kui ma siit tagant välja tulen. Ja kohe me paneme sealt. Sealt edasi Pedassaarele. Onward to Pedophile Island. Pedo Island, lol. Nägemist Rohusi.